Yeah. No jõudsimegi jälle siia see reedene päev. Pagan, ma ikka taipan ikka viimasel hetkel, et ma pean jälle laulma hakkama. See rikub natuke selle kolmapäeva, neljapäeva õhtu ära, et ma pean jälle tegema piiksu ja ma ju tunnetan, et see ei ole ikka see, mis ta võiks olla. Mis meil teema oli? Meil oli naistele pühendatud laulud teemaks ja omavahel läksid siis vastakuti Alice. Jah, Alice. Ja Linda. Ja Linda, tead, neid naiste laule käis nii miljon peast läbi, et mul juba praegu läks sassis. Mul tulid meelde kõik teised laulud, millele ma mõtlesin. Ma olin Alice'iga küll täiesti veendunud, et võit on minu, sest et see on tõesti väga hea laulja, kõva laulja, väga hea laulja. Aga nagu näha, siis see pihitelefon, jah, see laulud lahingus, see telefon, mis meil heliseb, ega see vist armu ei anna. Ei, see nii on, kui inimene otsustab nii, siis otsustab nii. Nii, ma kujutan ette, kui palju oli sinul nii-öelda peas keerlemas erinevaid lugusid, mida siis siin vahetult enne esimest adventi, enne jõuluaega meile esitada, et meie tuju teha heaks. Oli Karmenid, Annikad ja kõik muud omadega. Ma valisin ühe ja nagu ma ütlesin, siis ma loodan, et see heastab nii mõnegi patu, mis ma siin hommikuprogrammis teinud olen. No mina soovitasin selle Saarepiiga lugu, seda sa ei võtnud, jah? Ei võtnud. Okei, no mis seal ikka siis? Saarepiigad on ka ilusad ja toredad. Saarepiigad on ilusad ja toredad. Kuulame siis äkki, mis sa võtsid? Mitte midagi ei saa veel adu. See lugu on pühendatud minu kolleegile, kes on naine. Kas tõesti te ei tunne veel mu Liinat? Ei teagi, kuidas ta südant piinab. Ja kui ta mulle korraks otsa vaatab, on selleks korraks jälle tuju hea. Ta juuksed on nii säravad ja blondid, kui soe ja sume vaikne õhtu novembris. Kõik näevad und, kuid mul on uni läinud. Ma Liina peale mõtlema vaid pean. Ai Liina, mu Liina, sa päikese endaga too. Ai Liina, mu Liina, kui valgust ja varjusid loo. Kui sind koju saadan, iga kord ma loodan, ainult sõnast sinult ootan, mis jäädavalt seos meid. Aga näib, et sulle meeldib vaba olla. Miks muidu vastad mulle, sa ikka ei. Nii, ma loodan, et sain mõned patud andeks. Oi, kui äge. Kujutad pilti 2 nädalat järjest selline jackpot. Ma just mõtlesin, et ma ei saa Mihklile alla jääda, kes kirjutas ja täpselt läksid sõnad kokku ja mõtlesin, okei, las ta siis tuleb see vähemalt rõõmus laul. Tead, see peabki hakkama niimoodi tulevikus olema. Selliseid rõõmsaid laule just nimelt natukene manipuleerida sõnadega, sest et see on nagu nii äge. Oi, sa oled nii tubli, Robert, tegelikult ka. Ma lasin meelega tausta natuke kõvemini selle laulul kõlada, sellepärast, et ma kartsin, et vokaalne meisterlikkus ei tule praegu välja. Ei, see ei olnud üldse tähtis, see oli nii äge, see oli ikka super luks praegu, issand kui kihvt. Ja ma kujutan ette, et kuigi ma ei ole Roberti naist kunagi kohanud ja temaga mind mitte, siis ta juba vihkab mind täiest südamest. Nii tore. See on küll kindel, jah. Aga esmaspäeval siis uued laulud ja uued kaotajad.